Ülemleitnant Lukas näost valge läks koridori, et oma viha Šveikile välja valada. Šveik aga seletas, see härra ei oleks tohtinud sihukese väikese eksituse pärast vihastada. Tal peaks tõesti 6,000–70,000 karva peas olema, nagu seisis selles artiklis, kus räägiti, mis ühel normaalsel inimesel kõik peab olema. Ma ei võinud elu seeski aimata, et üldse võib olla miskisugust plesspeaga kindralmajorit. Ülemleitnant kargas vihaselt kupeest välja ja sisistas vahekäigus Šveikile. Ma hoiatan teid viimast korda, mida vähem te ennast näitate, seda õnnelikum ma olen. Kõige õnnelikum oleksin ma siis, kui ma teid üldse ei näeks. Kaduge, et ma teie varjuge ei näeks, te igavene lojus ja lollpea. Just nii, härra oberleitnant. Šveik lõi käe kõrva äärde, tegi sõjamehelikult ümber pöörd, läks koridori lõppu, istus nurka vaguni saatja istmele ja tegi juttu kellegi raudteelasega. Vabandust, kas ma võin teilt midagi küsida? Minu juures käis tihtipeale üks tore mees nime poolest Hoffmann. Alustas Šveik, ja see kinnitas ühtepuhku, et need hädapidurid ei tööta ka iialgi. Tähendab, kui tõmbad sellest käepidemist, siis ei mõjugi. Ma pole õigust ütelda ealiski sihukeste asjade vastu huvi tundnud, aga kuna see pidurdamisvärk hakkas mulle täna silma, siis tahaksin hea meelega teada, mis teha, kui peaks juhtumisi tarvis minema. Šveik tõusis ja astus koos raudteelasega käepideme juurde, kuhu oli kirjutatud hädapidur. Raudteelane pidas oma kohuseks Šveikile ära seletada, kuidas hädapiduri mehhanism töötab. No seda rääkis ta teile õigesti, et seda käepidet peab tõmbama, aga seda ta valetas, et pidur ei tööta. Rong jääb alati seisma, sest pidur on kõigi vagunite kaudu veduriga ühendatud. Hädapidur peab töötama. Seejuures olid mõlema käed hädapiduri käepideme küljes ja kindlasti jääbki mõistatuseks, kuidas võis juhtuda, et nad tõmbasid ja rong jäi seisma. Nad ei suutnud kuidagi üksmeelele jõuda, kes seda tegi ja kumb neist õieti hädapidurit tõmbas. Šveik kinnitas, et tema see ei võinud olla, et tema seda ei teinud, sest ega ta mõni ulakas poisinolk ei ole. Ma imestan isegi, ütles ta konduktorile hea südamlikult, miks rong nii järsku seisma jäi. Sõitis ja äkki seisab. Mulle teeb see rohkem muret kui teile. Šveik korrutas väsimatult midagi oma aususest ja kinnitas, et ta pole rongi hilinemisest vähimalgi määral huvitatud, sest ta on teel sõtta. Raudteelane põrnitses vihaselt Šveiki, kes küsis talt täie südamerahuga, kas te raudteel juba ammu teenite? Kuna raudteelane ei suvatsenud vastata, jutustas Šveik, et ta tundvat kedagi František Mlitšekit Praha lähedalt, Odženjevetsist, kes tõmmanud ükskord samuti sihukest hädapidurit ja ehmatanud nii, et kaotanud 2 nädalaks kõnevõime, mille ta saanud tagasi alles siis, kui läinud Hostjevaži aedniku Vaneki juurde võõrsile, hakanud seal kaklema ja saanud härjakaraga üle turja. See juhtus 1912. aasta maikuus, lisas Šveik. Konduktor jäi Šveiki juurde ja nõudis temalt 20 krooni trahvi, ähvardades Šveiki vastasel korral taaboris jaama ülema kätte toimetada. Suurepärane, ütles Šveik, ma ajan hea meelega haritud inimestega juttu ja mind rõõmustab väga seda taabori jaama ülemat näha saada. Šveik viidi jaama sõjaväe komandatuuri. Kapral viis ta kantseleisse, kus laiali pillutud paberitega laua taga istus pööraselt vihase näoga nooruke leitnant. Kes aga oleks näinud sel silmapilgul Šveiki, oleks saanud mulje, et mõeldamatu on säärase näo ja olemisega mehelt mingeid dokumente tahtagi. Leitnant silmitses Šveiki ja mõtles pisut, mis ta peaks talle ütlema või mida küsima. Lõpuks ta küsis, mis te tegite jaamas?
Teatan alandlikult, härra leitnant, ootasin Tšeski Budejovitse rongi, et oma 91. rügementi sõita. Mind kahtlustati selles, et ma pidasin hädapiduri abil kinni kiirrongi, millega me sõitsime. See jutt teeb hulluks, pistis leitnant karjuma, rääkige selgelt ja lühidalt ning ärge ajage lolli loba. Teatan alandlikult, härra leitnant, mina ei saa teisiti, kui pean kõik ükshaaval ära rääkima, siis alles saab asjast selge pildi, nagu armastas ikka ütelda kadunud kingsak Petrlik, kui ta käskis oma õpipoisil püksid maha lasta, et teda spannrihmaga parkida. Leitnant ei saanud muud kui vihaselt nohiseda. Ja enne kui asi joonde sai, olin mina üksi perroonile jäänud. Rong ära sõitnud, härra ülemleitnant kohvritega ja kõigi oma ja minu dokumentidega tükkis läinud ja mina jäin nagu vaene laps ilma dokumentideta suu ammuli vahtima. No nüüd luges leitnant Šveikile üles kõik rongid, mis pärast kiirrongi Budejovitse poole olid läinud ja esitas talle küsimuse, miks ta need rongid mööda laskis. Teatan alandlikult, härra leitnant, vastas Šveik südamliku muhelusega. Selle aja sees, kui ma järgmist rongi ootasin, juhtus minuga sihuke õnnetus, et istusin laua taga ja jõin kruus kruusi järel õlut. Särast oinast pole ma veel iial näinud, mõtles leitnant endamisi, tunnistab kõik üles. Leitnant pidas paremaks kõigele kuidagiviisi lõpp teha ja ütles järsult, teate mis, te lambapea, te loll. Nüüd lähete kassa juurde, ostate pileti ja sõidate Budejovitsesse. Aga kapral Palanek sosistas salapäraselt, sellel mehel ei ole piletiraha ja minul ei ole ka. Jumala muidu ei taheta ka vedada, tal pole ju ühtegi paberit, et ta polku sõidab. Leitnant otsustas selle raske küsimuse nii. Mingu jalgsi. Las panevad polgus hilinemise pärast istuma. Kes temaga siin jändama hakkab? Ja poole tunni pärast, kui Šveiki oli kostitatud veel musta kohviga ja talle peale leivapätsiga pakike sõduritubakat teele kaasa antud, lahkus ta pimedal ööl taaborist. Ning pimeduses kõlas vaid tema laul. Ta laulis vanaaegset sõduri laulu. Otse joones Jaromäe astusin kui mööda nööri, kui ei usu, ära usu, kohale sain õhtuks.